Minu esimesed kontaktid tekkisid teiste ettevõtjatega läbi arenduskeskuste ja seoses osalemisega kogemusklubis ja mentorklubis olen saanud siit palju huvitavaid koostööpartnereid, jagada kogemusi ja jagada huvitavaid tegevusi, mis viivad ettevõtlust edasi. Kui sa oled alustav ettevõtja, siis alguses ei ole väga vahendeid, et kuskil kallitel koolitustel käia. Ja kui sa oled alustav ettevõtja üksi, siis sul ei ole ka eriti inimesi, kellega saaks arutada enda plaane. See ei lähe ju lihtsalt kohaliku ettevõtja juurde ja ütle, et pühenda mulle tund enda aega. Aga mida arenduskeskused teevad, nad toovad sisse koolitajaid, tänu millele on võimalik osaleda tasuta väga väärtuslike koolitusprogrammidel alustavatel ettevõtjatel ja mentorprogrammide raames on võimalik saada nõu päris reaalsetelt kohalikelt ettevõtjatelt, kuidas enda äri hoopis järgmisele tasandile viia. Selle ainulaadse kohviku loomisele aitas kaasa Võrumaa arenduskeskus, kus ma sain igakülgset tuge ja selle tulemusena saime ka starditoetuse ning täna olen ma Kagu-Eesti ettevõtluse mentorklubis, kus ma saan vajadusel oma ettevõtte arendamiseks abi. Alustades unistamisega vajad enda kõrvale ausat ja motiveerivat tagasisidet koos suurte kogemustega. Arenguagentuuri inimesed usuvad sinusse. Neile tasub külla minna. Head tuhinat ei tohiks raisku lasta. 3 maakonna arenduskeskuste koostöö on omavahel väga hästi käima läinud ja selle tõttu suhtlevad ka 3 maakonna ettevõtted omavahel palju rohkem kui aastaid tagasi. Just Põlva või Võru puiduettevõtted suhtlevad Valga omadega vastupidi ja samas Valga Võru toiduettevõtted Põlva omadega ja vastupidi. Ja see omavaheline suhtlemine on viinud ka omavahelisele koostööle ettevõtete vahel. Nii et ei ole enam niimoodi, et üks firma tegutseb oma külas ja omab seda turgu, vaid koostöö on laiem üle 3 maakonna.